Tervist! Mina olen Katrin Tähepõld, loomaarst ja lambakasvatuskonsulent ja täna siis paluti mul rääkida lammaste udarapõletikust, põhjustest, tagajärgedest, ennetusest ja siis kindlasti ka, mida talledega ette võtta sel perioodil. Alustame siis algusest ehk siis, millist tüüpi udarapõletikud lammastel üldse on ja kes neid tekitavad. Et üks udarapõletik, mida me võime näha, on lihtsalt vigastustest tekkinud. Rohkem on seda võib-olla kaklemise mõttes kitsedel, aga ikkagi lammastel ka, kui seal on mingisugused siuksed natukene riukalikumad loomad sees, kes käivad teisi puksimas ja sinna kubeme piirkonda löövad, et siis võib sinna täitsa tekkida udaravigastus ja udara sisse verejooks kerge. Nii et siis, kui te näiteks looma lüpsate ja näete, et on punakas, et siis see võibki tähendada lihtsalt seda, et loom on saanud kuskilt löögi, veresoon on katki läinud ja siis see jookseb sinna piima sisse. Et otseselt see piim ohtlik ei ole. Inimtoiduks teda muidugi tarbima ei peaks, aga et talled võivad seda ilusti edasi juua. Aga me peame nüüd jälgima, et kuidas see uut edasi hakkama saab, et kas sinna tekib päriselt ka mingisugune bakteriaalne põletik, mida me ravima peaksime, või jääb see ainult sinna selle vigastuse staadiumisse ja udar ise vaikselt paraneb ära. Teine koht, kus vigastused võivad udarapõletiku tekitada, on näiteks siis, kui meil on talled, kellel on orv, siis me näeme seda niimoodi, et suu ümber tallel või mokkade peal on siuksed kärnakesed ja sellisel juhul need talled võivad hakata seda nisa närima, sest et neil on mokkadega valus imeda ja siis nad proovivad kuidagi muud moodi seda piima sealt nisast kätte saada ja tekivad sinna nisa külge haavandid, mille kaudu siis satuvad igasugused bakterid ja haigustekitajad udarasse ja võivad põletikku tekitada. Või siis suudab see tall seda nisa nii palju vigastada, et nisa ise läheb nii turse või arm koestub, et sealt enam piim välja ei pääse. Ehk siis seda peab niimoodi udarat vaatama, visuaalselt hindama, et mis seal põhjuseks võib olla. Viiruslikest udarapõletiku põhjustajatest Eestis võib-olla kõige rohkem võiks meil esile tulla mäediviisnaga tekkivat udarapõletikku. See on nüüd küll olukord, kus me väga midagi teha ei saa, sest et viirushaigustele meil ravi ei ole. Küll aga on võimalik mäediviisna puhul siis proovida seda haigust karjast likvideerida loomade brakeerimise näol. Aga see on nüüd küll nii pikk teema, et sellest oleks võib-olla nagu vajalik isegi eraldi loeng teha. Aga üldiselt me võime lihtsalt võtta teadmiseks, et kui on viiruslik udarapõletik, siis seda antud looma me kahjuks udarat päästa ei saa, aga me siis peame jälgima ja suutma seda ära diagnoosida ja mis edasi võiks saada. Nüüd kõige rohkem meil ikkagi on karjas tegemist bakteriaalsete udarapõletikega. Siin on siis erinevad tekitajad, kõige tihedamini on nendeks Staphylococcus aureus ja Mannheimia hemolüütika. Staphylococcus aureus on üsna tavaline keskkonnabakter, kes meil igal pool on ja kui nüüd võimalus avaneb, siis ta sinna udarasse ka liigub ja seal põletikku tekib. Mannheimia hemolüütika on meil tavaliselt kopsunakkuste tekitaja, aga võib ka levida talle kaudu siis udarasse näiteks, et ema, kuna ta on nii lähedane oma tallega, siis nakatab talle ja tal käies imemas nakatab omakorda ema udarat ja see siis võib ka väga tugevat põletikku tekitada. Ja siis ka E. coli, kes on meil tavaline roojabakter, Streptococcus pseudomonas ja teised bakterid, kes kultiveeruvad vähem sealt välja. Et kõige tavalisemad on siin kirjas. Mingitel teatud juhtudel võivad ka seened tekitada udarapõletikut, aga seda jällegi me diagnoosime üsna harva, aga lihtsalt teile teadmiseks, et põhimõtteliselt on ka see võimalik. Ja kui me otsime nagu riskipõhjuseid, siis kindlasti tuleb arvestada sellega, et uuted
kellel on kaksikud või rohkem talle, ehk siis kolmikud, nelikud, on alati suuremas ohus kui üksiktalledega uuted näiteks, sest et nende udarad on palju suurema koormuse all, ta peab palju rohkem piima kogu aeg tootma, tal ei olegi peaaegu ühtegi puhkehetke, talled käivad kogu aeg seda togimas, nii et selles mõttes väga piimakate kaksikute emad ja kolmikute, nelikute emad võiksid meil alati natukene rohkem silma all olla ja seda udarat võiks tihedamini kontrollida, et näha, et kas see põletik tuleb sinna või ei. Kuidas me siis üldse ära tunneme, et udarapõletik on? Lihakarjas üldiselt on see veidi keerulisem ja me diagnoosime seda mitu päeva hiljem, kui tegelikult põletik tekkinud on. Piimakarjas loomad käivad meil igapäevaselt paar korda päevas käe alt läbi, me kohe tunneme või näeme, et kas on piimakogus langenud, piima on mingid tükid tekkinud, loom, eks, ei taha nii väga, et teda lüpstakse. Et me kohe saame aru, et midagi on viga. Ja sellisel juhul ravides tavaliselt tulemus on väga hea, kui loom saab õiged ravid peale ja see loom tõenäoliselt saab edasi lüpsi jääda. Lihakarjas me tavaliselt siis, nagu ma ennem ütlesin, märkame alles mitu päeva pärast tegeliku põletiku tekkimist, et midagi on häda. Enamasti on see siis selle järgi, et me leiame mõne talle, kes näeb näljane välja, ta käib ja määgib või on niisugune kõhna ja õnnetu olemisega ja siis kontrollime ute ja selgub, et tõesti, et üks või mõlemad pooled on kõvad või kuumad või külmad. Võib-olla avastame, et näed, tegelikult see uut ongi niisugune imelik loid ja õnnetu olemisega. Võib-olla näeme seal loomade vahel jalutades, et udarapooled on erineva suurusega. Siis kontrollides võiks kohe vaadata, et kas on ühes pooles nagu uutel ebamugavam, kui lüpsta teda, kas seal on piimasest tükke, vesine, imeliku lõhnaga, et vahest tegelikult sealt tulebki päriselt mäda, kui lüpsta. Ja siis kindlasti, kui on laktatsiooniperiood ehk siis kui uted annavad piima ja kui mõni utt lonkab tagajalga, siis kindlasti tuleks ka udarat kontrollida, et ega see long ei ole põhjustatud valulikust udarast. Sest et arusaadavalt, eks, kui see udar on seal väga valulik ja siis sa pead seda jalga liigutama, siis ei taha seda teha nii nagu tavaliselt, sest et see teeb hirmsasti valu, vaid loom üritab seda teha siis hästi kangelt kuidagi. Ja võib-olla vaatame jalgu ja kõik tundub okei. Aga tegelikult, kui vaataks ka udarat, siis selguks, et ohoo, tõesti üks udarapool või mõlemad on siis niisugune valus ja tõenäoliselt kuum ja tuleb sealt mingisugust imelikku, mitte päris piima moodi nõret välja. Ja loomal võib tekkida ka palavik. Palavik siis lambe ja kitse puhul on siis, kui kehatemperatuur on üle 40 kraadi ja siis seda saab kraadiklaasiga kontrollida, aga seda palavikku ei pruugi alati tekkida. Et selleks on vaja ikkagi süsteemset nakatumist, et palavik üles tuleks. Et palaviku puudumine ei tähenda seda, et loomal siiski ei tohiks olla udarapõletikku. Siin on mõned pildid udarapõletikest, mida me võime siis näha. Siin vasakpoolsel pildil on siis näha, et üks pool on suurem kui teine, nisa on turses, seda katsudes tõenäoliselt oleks üsna kõva. Parempoolsel näeme, et on kummalised mügarad tekkinud udara peale, need siis võivad olla tsüstid. Kui need mügarad oleksid veidi kõrgemal, seal rohkem nagu sabaaluses piirkonnas, siis tuleb ettevaatlik olla, et ei aja neid lümfisõlmedega segamini. Et seal on udaralümfisõlmed, niisugused suured, mõnel loomal need laktatsiooni ajal lähevadki hästi suureks, aga kui need on seal allpool nisale lähedal ja ei ole nagu ühtlase suurusega, siis võib olla, et siin on mingisugune tsüstiline
põletik tekkinud ja sellisel juhul peab vaatama, et kas see piim on normaalne, kas loom lubab ennast lüpsta, kas piima on piisavalt. Ja siis, kui on probleeme, siis tuleks juba loomaarstiga konsulteerida, et mis edasi teha, et seal tuleb välja uurida, et kas seal sees on vedelik või on seal mäda ja siis vastavalt sellele loomaarst teeb otsuse, kuidas, ravida ja mis ravimeid kasutada. Nüüd, on olemas ka nii-öelda gangrenoosne udarapõletik, mis kindlasti natukene hirmutab omanikke rohkem, sest et see näeb veidi hirmsam välja ja võtab tükk aega, ennem kui loom sellest tegelikult paraneb. Tekitajaks siis võib ikkagi olla Staphylococcus aureus või Anemia hemolytica või E. coli näiteks või erinevad Clostridiumid. Et needsamad tekitajad võivad tekitada erinevat tüüpi udarapõletikke. Et me ei saa öelda, et kui seda gangrenoosset osa udarapõletikul pole, et siis see ei saa olla Staphylococcus aureus, saab küll. See lihtsalt oleneb, kuidas see bakter antud hetkel on udarat mõjutama hakanud. Nüüd sellisel juhul tavaliselt see utt on üsna loid ja isutu ja nukra olemisega ja kui te udarat hakkate vaatama, siis udara peal on mingisuguses ulatuses sinine ja külm ala. Selline loom vajab kohest ravi, et seda tuleb siis loomaarstiga läbi rääkida, kuidas ja mida ja kui palju. Selline loom tuleb kindlasti teistest loomadest eraldada, sest et kui nüüd talled käivad tema all imemas, siis nende suu nakatub nendesamade bakteritega, aga nad seal tegelikult piisavalt piima ei saa, kõhtu täis ei saa ja enamasti nad siis proovivad teiste uutade alt varastada ja oma suuga võivad hakata seda siis karjas edasi kandma. Et seda võimalust vältida, siis tuleks kindlasti haige utt ülejäänud karjast eraldada ja seda tuleks tegelikult teha kõikide udarapõletike puhul. See on nüüd üks udarapõletik, mille puhul võib juhtuda, et see loom sureb ära, hoolimata sellest, et me üritame teda ravida. Üldiselt minu kogemus näitab, et kui see utt 48 tundi pärast seda, kui te olete selle udarapõletiku avastanud, on elus, siis ta ka ellu jääb, kui te teda edasi ravite. Aga selle 2 päeva jooksul ei oska ka mina oma kogemuste puhul öelda, et kas see nakkus on juba nii kaugele organismis läinud, et meil ei õnnestu seda bakteritega või antibiootikumidega tagasi hoida või ei ole. Et see on natuke selline, et me lihtsalt loodame, et läheb hästi. Nüüd see osa, mis on seal sinine ja külm, see on nüüd surnud udarakude. Seal enam veri ringi ei käi ja see osa udarast tuleb ära. Tavaliselt see eraldumine võtab selline 6–8 nädalat aega ja me ei saa seda kuidagi aeglustada, kiirendada, ära hoida. Et kui see kude on juba sinine ja külm, siis meil seda ei õnnestu päästa. Seda ei ole ka mõistlik kirurgiliselt kohe eemaldama hakata, sest et udarakude on väga vererohke või veresoonterohke. Kui me hakkame seda opereerima, me tekitame sinna korraga suure kahjustuse ja see operatsioonist taastumine on väga keeruline, sinna tekib väga suur veritsev haav. Et kõik nii-öelda katsetused, mis on tehtud selle udarakoe opereerimisega, on jõudnud ikkagi järeldusele, et parem on lasta sellel koel ise eralduda ja see võtab kuni 2 kuud aega, kui et hakata seda opereerima, et loom saab sellega paremini hakkama kui selle operatsiooniga. Et kui nüüd on kärbserohked ajad seal võib-olla juuli-augustikuu, et siis loomulikult tuleb kindlasti tegeleda sellega, et sinna ei saaks kärbsed elama hakata ja munema, aga üldiselt mais-juunis sellised asjad paranevad üsna hästi. Nii, kui te nüüd olete avastanud, et midagi on viga, et see talleke seal on
õnnetu ja panete uute istuma ja avastate, et seal on see udarapõletik, siis noh, nii nagu iga haigusega, et mida kiiremini te selle avastate, seda parem. Et mitte nii, et ma õhtul vaatan, et talleke on kuidagi imelik, et ma tegelen sellega hommikul, vaid see tuleks nii kiiresti kui võimalik ära lahendada ja see põhjus leida. Üks on see, et sellel tallekesel on juba kõht tühi, tal on ruttu süüa vaja kuskilt saada. Teine pool on see, et see uute puhul prognoos, kui kaugele see udarapõletik on läinud, kas ta jääb elama või ei, sõltub nüüd juba tundidest. Nagu ma enne mainisin, igastahes tuleks udarapõletiku puhul uut ülejäänud karjast eraldada, eriti laudaperioodil, kus kari on hästi tihedalt koos ja talledel on lihtne käia teiste uutede alt varastamas. Et panna see utt lihtsalt, eraldada ülejäänud karjast väiksesse boksi, talled tõenäoliselt tuleb sinna temaga koos panna ja hakata lisasöötmist tegema. Aga jah, kindlasti tuleks ta eraldada, eriti ma mõtlen just siis, kui tegemist on veel aktiivse põletikuga, et teinekord uted põevad selle põletiku niimoodi läbi, et me ei pane tähelegi ja kui me avastame, siis on lihtsalt kõva udar, kust piima ei tule, utt ise on korras, kuskilt kuum, külm ei ole, utt mingit haigusnähtu välja ei näita, et siis sellist utte ei pea eraldama hakkama. Aga kui on utt, kellel on selgelt see udar kuum või külm ja sealt tuleb mingit imelikku vedelikku, et selline utt tuleb kindlasti ülejäänud karjast eraldi panna. Ja nüüd ravi osast tuleb ikkagi loomaarstiga iga kord konsulteerida, et kas me peame seal kasutama antibiootikumravi, kas valuvaigistit on mõistlik kasutada, kas peaks masseerima, on igasugused udarapealsed salvid, et see kõik oleks mõistlik loomaarstiga läbi arutada. Lüpsmise koha pealt ma ütleks niimoodi, et kui on näha, et see loom on suures vaevas, et siis võib lüpsta välja sealt, kui midagi tuleb, aga mitte kindlasti niimoodi 5 korda päevas, vaid võib-olla korra või 2. Aga see lüpsmine ei ole nüüd ülioluline ja siis kindlasti mitte lüpsta maha pinnasesse, vaid lüpsta kuskile topsi sisse, et see baktereid täis kraam ei läheks sinna allapanusse ja ei hakkaks edasi levitama, et nüüd mõni utt läheb, lammab täpselt selle koha peale ja see satub talle kõik udara peale. Et ühesõnaga sihuke ohtlik kraam tuleb kõik siis kuskile topsi või kaussi lüpsta, et see keskkonda ei satuks. Aga ülejäänud asjade osas siis konsulteerida loomaarstiga. Ärge lüpske siis, kui see udar on sinine, kui on see gangrenoosne udarapõletik, sest et see on ikkagi alguses ülivalulik loomale ja sellest on talle rohkem kahju kui kasu. Ülejäänud põletike puhul, mis ei ole sinised, võib vaadata looma enesetundele vastavalt, et kas see lüpsmine on vajalik või mitte. Nüüd tihti on küsimus, et mida me teeme talledega sel perioodil, kui utt on haige. Et lihakarjas enamasti see lõpeb ikkagi sellega, et talled lähevad kas lisatoitmisele või adopteerimisele, ehk siis me üritame nad mõne teise ute alla ära panna. Veel kord rõhutan, utt tuleks eraldada ülejäänud karjast ja teiselt poolt nagu mina olen pigem soovitanud, et kui tallesid ei ole võimalik adopteerida, siis sellel raviperioodil või sel perioodil, kui see utt on boksis kinni, võiks ikkagi talled talle juurde jätta. Et selle põhjus on see, et utt paraneb kiiremini, kui teda ei eraldata talledest ära. Utt on karjaloom, ta väga hoiab oma tallesid. Nüüd, kui ta on haige, tal on niigi halb olla ja kui talt nüüd need talled ka veel ära võtta, siis see on talle väga suur stress ja tema tervenemise aeg pikeneb kõvasti. Et selles mõttes, et kui meil ei ole neile talledele head uut kodu pakkuda, siis võiks nad pigem jätta sinna uute juurde. Aga jah, see adopteerimine või lapsendamine, et seda nüüd väga vanade talledega enam teha ei saa.
et kuskil sihuke nädala, 2 nädalased talled on veel nagu nõus võib-olla uue ema alla minema, et üks hetk talledel on ka noh, tekib nagu, et ei, et see ei ole minu ema, ma ei ole nõus siit alt jooma. Aga kuskil 2 nädalani on mõistlik neid proovida vähemalt adopteerida, et kui see adopteerimine ei õnnestu, siis võib ta alati sinna oma ema juurde tagasi pista, noh, kui on alles 2-3 päeva möödas, eks. Ja tal on vähemalt see nii-öelda juhtfiguur olemas, kellelt ta küll võib-olla piima ei saa, aga ikkagi, kes õpetab teda, kuidas karjas käituda ja siis lihtsalt annate lisatoitu sinna kõrvale. Aga üldiselt oleks adopteerimine kõige lihtsam variant, kuidas need talled kergesti üles kasvatada. Jah, ja kui näiteks on 2 talle ja 1 udarapool nakatunud, et siis võib ühe talle alla jätta uutele ja teise ära adopteerida, et ei pea mõlemat adopteerima. 2-4-nädalased talled või 2-6-nädalased talled, et ilmselt neid enam adopteerida ei ole võimalik, aga ilma piimata neid ka ei saa jätta, nii et neile tuleb hakata andma juurde lisapiima. Ja kui on üle 6-nädalased talled, et siis vastavalt sellele, kui hästi nad on kasvanud ja arenenud, võib siis otsustada, et kas nad on juba nii suured, et tõenäoliselt nad saavad ilma lisapiimata hakkama, ehk siis me jätame need lihtsalt sinna karja juurde või paneme emaga ikka kõik boksi, et siis emal vähemalt on nagu hea olla ja siis pakume talledele head sööta sinna juurde. Või siis on need ikkagi veel nii väiksed, et neil on vaja lisasöötmist veel mõned nädalad, et seda tuleb kõike niimoodi vaadata loomale otsa ja siis otsustada, mida teha. Et iga olukord on erinev, et sihukest kuldreeglit ei ole, mida teha ja need tuleks siis, kui on noh, osadel, eks on juba nii palju kogemust, et teate ise, kuidas kõige mõistlikum oleks ja mis teil ajaline ressurss on ja nii edasi. Aga kui olete ikkagi hädas, et kuidas seda kõike läbi viia, et siis võib alati loomaarstiga konsulteerida, et mispidi see kõige mõistlikum toimetada oleks. Tagajärjed udarapõletikul, et enamasti siis udarat päästa ei õnnestu. Ehk siis see põletik, mis sinna tekkinud on, me avastame selle päris hilja. Udarakude on juba päris palju kahjustada saanud, sinna tekib selle kahjustunud koe asemele armkude ja selle asemel enam normaalset udarakudet ei teki. Ja see tähendab seda, et sealt, kus see armkude on, sealt enam piima ei tule. Ja järgmiseks talleperioodiks ei taastu. Ehk siis tegelikult need loomad tuleks sügisel brakeerida ja karjast välja viia. Olgu, kui tegemist on mingisuguse juhtloomaga või lemmikutega või midagi, et siis võib ta karja jätta, aga ärge siis lihtsalt paaritage teda, sest et muidu on teil järgmisel perioodil siis lutitalled kohe esimese asjana võtta. Et on haruharva mingid juhud, kus tõesti me oleme saanud põletikule nii vara peale või see on nii pisikeses osas udaras, et sealt ikkagi hakkab ilusti piima tulema. Aga see risk on alati päris suur, et kas ikkagi on nagu oluline osa udarast pihta saanud või siis on jäänud sinna mingi väikene haiguskübe sisse ja nüüd, kui järgmisel laktatsiooniperioodil see udar uuesti arenema hakkab, et siis bakter võtab jälle võimust ja tekib sinna uus ja suurem põletikukolle ja see loom ei hakka lüpsma. Majanduslikult võttes siis seda, miks ma ütlen, et loom tuleks sügisel brakeerida, et tegelikult kogemused näitavad, et koheselt ei ole mõistlik teda brakeerida, sest et loom on haiges seisundis. See liha ei sobi inimtoiduks, sest et ta ei kuiva korralikult ära, tal ei ole hea maitse, isegi kui see põletik on ainult seal udaras. Aga et kui teha talle korralik ravi ja lasta tal nüüd paar kuud taastuda, siis saab temast sügisel väga-väga ilusa hea lihalooma. Aga jah, tal peab laskma selleks korralikult taastuda ja loomulikult tuleks, kui me leiame selle udarapõletiku sel perioodil, kui see on veel kliiniline, et seal on valu, seal on imelik piim, nii edasi, et siis loomulikult tuleks teda ka ravida, et see nii-öelda
haiguse aeg oleks võimalikult lühikene. Ja võib-olla siis mahekasvatajate jaoks kõige olulisem osa, et kuidas siis ennetada seda, et üldse udarapõletik tekiks ja mis on need asjad, mida me saame ise teha, et vähendada seda nakatumist. Et päris niisugust nagu raudkindlat süsteemi ei ole, mis töötaks, sest et meil loomad on ikkagi ei ole steriilses keskkonnas, aga on asjad, mis kindlasti soodustavad udarapõletiku teket ja asjad, mis siis aitavad ära hoida. Et jah, et kui on mõni loom, kes käib ja teisi terroriseerib kogu aeg ja see, kes käib ja peksab teisi ja lööb nad minema kuskilt söödakohtade juurest või lihtsalt kiusab, siis tegelikult võib-olla oleks mõistlik need loomad karjast ka välja viia, sest et nad tekitavad vigastusi, nad tekitavad võimalust mastiitide tekkeks, õnnetusteks, milleks iganes, et tegelikult neid riiukotte ei ole hea hoida seal. Haigestunud loom tuleb kindlasti ülejäänud karjast eraldada, nagu ma olen juba mitu korda öelnud, selleks, et ta ei saaks edasi kanda seda haigust. Katsuda vältida seda, et selle haigestunud looma talled nüüd käivad ja seal mitme teise uute all käivad joomas, et nemad kindlasti tassivad neid haigustekitajaid ringi ja on suureks ohuks ülejäänud uutedele ka. Et siis uut ja talled võiksid olla eraldatud mõnda aega. Korralik puhas allapanu. Kui on ilusti seal paar nädalat enne poegimiste algust ja kuni siis õue minekuni või laktatsiooniperioodi lõpuni ikkagi ilusti kõik puhas, korralik põhk on all, piisav, et kui te ise sinna põlvili kukute, siis ei saa põlved märjaks, ei saa põlved mustaks, et see kindlasti aitab udarapõletikku ära hoida. Kui seal on niiske, räpane, loomad peavad seal oma udaraga kogu aeg sees lamama, siis loomulikult ongi udar räpasem ja iga hetk on võimalus, et sealt niisakanalist mõni bakter sisse pääseb. Miks ma rõhutan, et põhk, siis öeldakse, et eks põhk kõige paremini laseb niiskust läbi, ta ei hakka hallitama niimoodi nagu hein ja põhul endal peaks olema natukene siuksed antibakteriaalsed omadused ka, et võrreldes igasuguste muude allapanudega on põhk kõige soovituslikum hetkel. Kui teil nüüd on näiteks õues poegimine või loomad veedavad väga palju aega õues ja neil on lihtsalt varjualune, kus nad saavad käia, siis kindlasti nüüd see külm, niiske ja tuuline ilm on soodustavaks faktoriks udarapõletiku tekkimisel. Et kui teil sellised tingimused on, et loomad poegivad pigemini õues ja suure osa ajast veedavad õues sel ajal, kui nad ka piima toodavad, et siis võib-olla oleks mõistlik see poegimine tuua kevadesse, mitte teha seda seal jaanuar-veebruar, sest et jah, see kindlasti aitab udarapõletiku tekkele kaasa, et kogu aeg see nisa on seal sihuke märg, nii kui talled on käinud, ta saab külma tuult, muutub hapraks, on vastuvõtlikum kõigile haigustekitajatele. Nüüd söötmine aitab hoida udara tervist, et nii enne laktatsiooni kui ka laktatsiooni ajal, kui ikkagi loomadel on probleeme igasuguste mineraalainete, toitainete kättesaamisega söödast, ehk siis lihtsalt sööt ei ole täisväärtuslik, siis loomulikult on nende immuunsus madalam ja nad on kohe vastuvõtlikumad igasugustele haigustekitajatele, sealhulgas udarapõletiku tekitajatele. Mina alati soovitan, et talled tuleks uttedest võõrutada mingil eluhetkel, tavaliselt seal 3-4-kuuselt oleks see hea aeg, sest et suured talled, eks, eriti kui utel on, eks, 2 talle, need on seal 4-kuused. Olete näinud, kui nad mõlemad kahelt poolt hooga tulevad sinna uute alla imema, utel on tagumik juba õhus, eks, et talled ise lõhuvad seda udarat üsna hästi ja tekitavad sinna vigastusi. Teine pool on see, et see annab uutele võimaluse ennem järgmist laktatsiooniperioodi
puhata, see udar tõmbab tagasi, ta ei ole pideva koormuse all. Et see kindlasti aitaks udara tervist, hoida. Ja nüüd, kui võõrutamine läbi viia, siis tegelikult pärast võõrutamist võiksid uted olla pigem kehvemate karjamaade peal, seal 2-3 nädalat vähemalt, või siis lausa võib nad viia lauta vee ja heina peale. Et see eks kui nad saavad väga head sööta, siis see toodab palju piima ja see siis, kui nüüd talled alt ära võtta, siis see omakorda võib soodustada udarapõletiku teket. Et ma väga soovitan seda, et siis, pärast võõrutust uted, see mõned nädalad nad võivad süüa kesisemat toitu. Et see ei tohi olla, eks, neile ohtlik kuidagi, mingisugune hallitanud hein ja nad ei tohi olla näljas, aga kindlasti ei ole mõistlik neid kuskile ristikupõldu saata pärast võõrutust. Nüüd, vaktsineerimine on ka teatud puhkudel üks võimalus, siis ennetuseks. Et näiteks Mannheimi ja hemolüütika, selle vastu on võimalik vaktsineerida. Staphylococcus aureus, selle vastu on vaktsiin tegelikult olemas. Aga see on nüüd jah sihuke, et mahekarja puhul selleks peab olema põhjus, et me seda teeme, ehk siis meil peaksid olema tehtud piimaproovid, me näeme, et meil on karjas ebanormaalselt kõrge nakatuvus, udarapõletikku, et sellisel juhul kindlasti selle vaktsineerimise võiks nagu kõneks võtta või arutada loomaarstiga läbi. Ja on ka teatud geneetiline soodumus ka, et eks ühelt poolt see, et kui utt on väga viljakas, ehk siis ta kipub saama kolmikuid, nelikuid, et siis see kindlasti paneb udara suurema surve alla ja on võimalus udarapõletiku tekkimiseks suurem. Aga teiselt poolt on leitud ka, et teatud liinidel, isegi kui nad saavad üksikud või kaksikud, siis see udarapõletik tekib nagu lihtsamini kui teistel liinidel. See pärilikkus ei ole väga kõrge, aga ta on olemas. Nii et ikkagi piimakarjades mingil määral valitakse ka loomi selle järgi. Kui nüüd hoida keskkond puhtana, kui te teate, et teil on ülerahvastatus farmis ja seal poegimise ajal ja ennem seda on väga palju loomi ruutmeetri kohta, et siis kindlasti tasuks võib-olla ennem poegimist laud tühjaks vedada, deso teha, vaadata, et oleks väga korralik allapanu. Võib-olla seal poegimisboksides iga kord, kui toote uue looma sisse, siis ennem teete boksist deso, panete uue põhu sinna peale. Ja võõrutamisel siis see, et need loomad, uuted just, eks, et uuted läheksid pigem nagu madalama toiteväärtusega sööda peale ja talled siis, eks, lähevad nende heade ristikupõldude peale. Et kui juba need asjad natukene paremini reguleerida, et siis see kindlasti aitab seda udarapõletiku teket vähendada ja ennetada. Aga jah, kahjuks me päris ära hoida teda kunagi ei saa. Aga ma arvan, et sellega on sihuke kiire ülevaade sellest probleemist tehtud. Oluline on see haigus ära tunda, loomaarstiga konsulteerida, mida teha ja läbi mõelda, kas teie oma farmis saaksite veel näiteks keskkonna või oma pidamistingimuste mõttes parandada neid pidamistingimusi niimoodi, et selle udarapõletiku ehk mastiidiga nakatumist oleks vähem. Vaadake oma loomi, hoidke neil silma peal ja jaksu teile!